Tervist! Eetris on Kigu TV, mina olen Markus. Ja mina olen Ann-Liis. Tänases saates näete. Oktoobril oli meie koolis õpetajate päev, kus abituriendid sai tunda, kuidas on olla õpetaja ja viia läbi tunde. Vaatame, kuidas see neil õnnestus. 4. oktoobril kehastusime meie abituriendid õpetajateks. Koolipäeva alguses andis direktor Karin Lukk võimu üle Kimmo Eplerile, kes päev läbi imiteeris tema tööd. Päeva lõppedes toimus aktus, kus kanti ette esitlusi ja anti võim tagasi õpetajatele. Kauneid öisi, kuid su süles need jäid vaid. Tere, austatud direktor, õppealajuhatajad, õpetajad ja kaasõpilased. Olla täna direktori ametist polnud raske, kuna mind aitasid paljud asendus- ja pärisõpetajad. Arvan, et leidsin lahenduse kõikidele probleemidele ja loodan, et kõik jäid päevaga rahule. Ma arvan, et tänase päeva võib kokku võtta ülimalt positiivsete sõnadega. See, kuidas kõik need väikesed lapsed olid nii rõõmsad, nii positiivsed ja vägagi viisakad, tuli tegelikult meile suure üllatusena. Ja ma usun, et iga abiturient sai täna teada, kui raske on tegelikult olla õpetaja. Vaatasin täna natukene majas ringi, et kuidas siis ikka see päev läheb, mu süda ju kripetab, ega siis usaldada võib, aga natuke tuleb ikka kontrollida ka. Peaks ütlema, et see, mis ma nägin, oli tegelikult väga mõnus ja tore, sellepärast, et see, kuidas te kõigega toime tulite, niimoodi, et mina teid isegi maja peal ei näinud, see on muidugi üsna hämmastav. Et see tähendab seda, et teie juhtimine on nii oskuslik, et isegi ei pea ise kohal olema ja näpuga näitama, kõik toimib. Et see on nagu see kõige kõrgem juhtimise tase üldse, nii et minu poolt ainult kiidusõnad. Nii et suur aitäh selle päeva eest. 22. ja 23. oktoobril leidsid aset üleriigilised tehnoloogiapäevad, mis toimus samaaegselt meie koolis, Tallinna Reaalkoolis, Narva Humanitaargümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Sinna olid oodatud 7.–9. klassi õpilased, et disainida ja valmistada oma unistuste nutikodu makett. 22. kuni 23. oktoobril toimus meie koolis üleriigilised tehnoloogiapäevad, kuhu olid oodatud 7. kuni 9. klassi õpilased disainima ja valmistama unistuste nutikodu maketti. Õpilased jaotati tiimidesse ning seejärel lasti tööle asuda. Kokku oli 8 meeskonda ja nende hulgast osutus võitjaks meeskond number 5. Sinna kuulusid Ants Henarik Riisa, Martin Tamm, Karl Park, Katriin Oja, Karl Kuusik ja Joosep Kaimre. 18. oktoobril toimus meie koolis sügiskontsert, kus 1. ja 2. klassi õpilased laulsid sügislaule. Samal päeval suundusid tehnika- ja meediasuuna õpilased õppereisile Tallinnasse, mille raames külastati meremuuseumit. Pärast muuseumitega tutvumist suundusid tehnika- ja meediasuuna õpilased õppereisile Rootsi. Seal külastasid nad Tom Titsi teaduskeskust ning seejärel tutvusid Stockholmi linna vaatamisväärsustega. Vaatame, mida huvitavat nad nägid. 18. kuni 20. oktoobril käisid tehnika- ja meediasuuna õpilased õppereisil Tallinnas, kus külastati mere- ja lennamuuseumit. Pärast muuseumite külastust suunduti edasi laeva peale, kus sõideti kruiisilaevaga Rootsi. Seal külastati Tom Titsi teaduskeskust. Õpilased said tutvuda erinevate teaduslike eksponaatidega ning peale seda käidi linna ekskursiooni, kus tutvustati linna ajalugu ja muud huvitavat.
Tere, mina olen Robert. Tere, mina olen Kris. Täna me meisterdame õlipit. Selle jaoks läheb meil vaja kuumaile, veepudeli korki, mille kork teeks kinni ja ka lahti. Lisaks läheb meil vaja siidiplaati, Siin ei tohi peal olla rasket muusikat, sest muidu see ei lenda. ainult sümfoonia. Veel vajame me kuuma liimi ja selle tarbeks liimipunke. Aga alustame. Nii, nüüd me liimisime, nagu näha, korgi siidiplaadi külge. Õhu tihedalt. See peaks päris hästi hoidma. Lihtsalt liimiga ja hea. Selle Robert on õhu palju täis ja proovida. ja siis, kui olete klaasiks valmis, tõmbate kohe üle. Hoiame igaks juhuks kinni, et kohe välja saaks. Tõmbate lahti. Nii, ja proovime. Ja täitsa toimib. Täitsa töötab. Nagu segasest tehtud. Sellised lendavad ka vee peal, lume peal ja asfalti ja muru peal igal pool, kus te soovite. Aitäh! 29. oktoobril käis Tehnika- ja Meediasuund järjekordsel õppereisil Tallinnas, kus seekord külastati Eesti Rahvusringhäälingu, raadio- ja telemaja ning Balti Filmi- ja Meediakooli. Õpilased said näha, kuidas ja kus valmistatakse tele- ja raadiosaateid ning mis erialasi saab õppida Balti Filmi- ja Meediakoolis. Ja ees on relside peal on üks väike lamp. 29. oktoobril külastas Tehnoloogiasuund järjekordselt Tallinnat. Seekord külastati raadiomaja, ERR-i ning Balti Filmi- ja Meediakooli. ERR-is tutvustati erinevaid stuudioid ning näidati, kuidas käib saadete monteerimine. Õpilased said lähemalt uurida, mis tehnikat spetsialistid kasutavad ja neilt selle kohta küsimusi esitada. Balti Filmi- ja Meediakoolis sai näha, mis keskkonnas tudengid õpivad ja kuidas see käib. Samuti näidati neile lühifilme ning said tutvuda lähemalt kooliga. Kuna oktoober oli õpetajate kuu, siis uurisime õpetajatelt, milline oli nende esimene koolipäev. Tere, milline oli teie esimene koolipäev? Esimene koolipäev? Päris esimene? Jah. Minu päris esimene koolipäev oli õudselt kaua aega tagasi ja see oli 1963. aastal. Ja ma mäletan, et ma läksin kooli, mul olid gladioolid käes. Ise ma olin päris väike tüdruk, mul oli 2 patsi hästi suurte lehtidega. Ja tollel ajal oli koolivorm. See tähendas seda, et mul oli pluus ja seelik olid tegelikult ühtest ja sama värvi. Ja
siis oli valge krae, tumesinine oli see, kostüüm oli tumesinine, see oli valge krae ja hästi uhke oli tegelikult minna esimesel koolipäeval. Aga rohkem ma ei mäleta, see on nii ammu olnud. Minu esimene koolipäev oli vihmane. Oli vihmane, aga muud ma ei mäleta, sest see oli peaaegu 50 aastat tagasi. Minu esimene koolipäev oli väga ilus, sügisene ilm, väga pidulik, kingiti lilli, anti esimene aabits, tutvusin klassijuhatajaga, klassikaaslastega, oli niisugune väike klassijuhataja tund ja pärast oli tordi söömine. Tänaseks on meie poolt kõik. Järgmise korrani!